Tere kõigile, tere tulemast tagasi minu kanalile. Kui sa oled uus siin, siis minu nimi on Kaisa. Mul on ülihea meel, et sa siia kanalile oled jõudnud. Ja kui sa oled juba varem siia jõudnud, siis tere tulemast tagasi. Ma olen tänase video üle. No ikka väga põnevil. Ma nii väga tahtsin sellest brändist rääkida ja ma lõpuks täna seda teengi. Ma tahan ka öelda seda, et kõik mida te siin videos täna näete on ostetud minu enda raha eest. Mul ei ole mingit sponsorlistiili selle brändiga. Ma lihtsalt tahan teile jagada enda ausat arvamust ja minu vaimustust lihtsalt selle brändiga. Enne, kui me tegelikult pakki avamise juurde lähme, siis ma tahan teile rääkida, kuidas ma üldse jõudsin selle brändi juurde. Nimelt, tegelikult avastas selle brändi minu parim sõbranna Kaisa ja meil oli au kohtuda selle brändi loojaga, kelle nimi on Daisy ja mul on nii suur austus ja nii suur lugupidamine Daisy vastu. Ilma naljata, sest et ta teeb lihtsalt nii head asja ja ta teeb seda asja südamega. Ja seda on ka näha sellest, kuidas ta nii-öelda seda brändi turundab, kuidas see brändi inimesteni jõuab ja üldse, kui me avame selle paki, siis te näete, mida ma mõtlen. Omacare ongi meie enda kodupaine bränd. See on asutatud Eestis ja kõik, mis siin toodetakse, on toodetud Eestis. Ja mis mulle veel meeldib selle brändi juures on see, et see on nii puhas. Nendesse toodetesse ei ole lisatud mõttetuid kemikaale, mida su kehal absoluutselt vaja pole, mis tegelikult ei anna mitte midagi sellele tootele juurde. See oli väike sissejuhatus, mida ma tahtsin teile rääkida ja nüüd teeme lõpuks juba selle paki lahti. Ma tegelikult pean selle vist enda kõrvale panemast, ma ei saa seda süles hoida, sest siin on megalt stuffi. Nii et meil on päris mitu asja, mida üle vaadata ja millest rääkida täna. Minust on nagu nii põnev, kui sa leiad endale skincare brändi, nahahooldustoodete brändi, mis sulle nii sobib, et sa ei pea kasutama mingit 100 erineva brändi tooteid. Nii, ja esimene toode, mis ma neilt ostsin, oli siis Oma Body dušikeel. Ma otsisin väga pikalt endale dušikeeli, mis sobiks mu nahaga ja mis ei tekitaks mul niisugust negatiivset reaktsiooni ja selle all ma mõtlen, et täiesti tavaliselt poe dušikeelid tekitavad tavaliselt mul hästi valulikke punnikesi kaela ja dekoltee piirkonda. Ja ausalt öeldes see ei ole väga tore ärgata niimoodi üles, kui sul on siin niisugune valulik piirkond ja sa isegi ei saa väga riidesse panna. Ja ma ausalt öeldes ütleks, et mul ei ole tundlik nahk, aga millegipärast, kui asi puudutab kehahooldustooteid, kreeme, õlisid või üldse selliseid taolisi asju, siis mu nahk on väga valiv. Ja kui ma leian brändi, mis mulle meeldib, mis sobib mu nahale ja kehale, siis ma naljalt ei vaheta seda ja ma väga kergekäeliselt ka ei proovi uusi asju. Aga kui me saime Daisyga siis tuttavaks või kui meil oli siis nii-öelda kohtumine temaga, siis ta rääkis meile natuke nendest dušikeelidest ja ma ka rääkisin talle, et mul on tavaliselt väga raske leida mõni selline toode, mis sobib mulle ja ta kohe lahkelt andis minule ja Kaisale mõlemale kaasa tasuta dušikeeli, mis oligi siis nende esimene toode, mida ma kunagi proovisin ja see esimene dušikeel, mis mul oli eukalüpti oma ja mul tegelikult just sai otsuse kohe, ma näitan teile pudelit ka. Nii. See on täpselt samasugune pudel nagu siis mu uus dušikeel ja ma tegelikult tahaks teile, enne kui ma räägin sellest lõhnavalikust, ma tahaks teile veits rääkida sellest disainist, sest minu arust nagu see on lihtsalt goals, täpselt nagu nende poe disain ja kui te nagu vaatate lähemalt, siis siin on sellised nagu täpikesed ja need ei ole ainult disaini element, vaid tegelikult on see pimedate kiri, mis minu arust on ka väga lahe, väga vähesed brändid või ma isegi tegelikult vist ei tea ühtegi brändi, kes on pannud enda pudelile pimedate kirja ja siin on siis peal nii-öelda, et nad saaksid aru, et tegu on dušikeeliga, mis on lihtsalt nii tore. Ja seekord, kui ma valisin endal dušikeeli, siis ma valisin jällegi väga universaalse lõhna, vähemalt minu arust. Ma võtsin tsitruse lõhnalise dušikeeli, mis on samuti kookosbaasil nagu enamus nende dušikeelid, mis minu arust on ülitore, sest kookosõli sobib mu kehale väga hästi. See on üks vähestest õlidest, mis ei tekita mul nii-öelda breakouti. Nii et ka see dušikeel on kookose baasil ja see lõhn legit, ma ei tee teile nalja, on nagu TikTok-kommid, need
apelsinilõhnalised kommid. Ma tegelikult selle esimese dušikeeli sain juba märtsis ja kuna mul kasutab seda terve pere, siis on mul nüüd, millal see mul otsa sai. Ma arvan, et mingi paar päeva tagasi sai see mul otsa, nii et tegelikult see püsib väga kaua, siin on 500 milliliitrit sees ja mis veel on väga lahe selle brändi juures on see, et kuna nad üritavad nii-öelda väga propageerida taaskasutamist ja mitte nagu mõttetu prügi tekitamist, siis neil on ka enda väikses poes refill station, mille mõte on siis see, et sa lähed oma tühja oma keerpudeliga sinna ja sa saad selle täita uuesti ära ja odavama hinna eest, mis on geniaalne minu arust. Et sa ei pea ostma järgmist pudelit, sest et miks me peaks selle ära viskama, kui seda saab veel kasutada. Järgmine pesuasi, mis ma oma keerilt võtsin, oli oma keeri intiimpesukeel. Ja kui sa ei ole varem kasutanud intiimpesukeeli, eriti kui sa oled neiu, siis sa peaks kasutama intiimpesukeeli ja ma räägin kohe miks. Igal meie kehaosal on erinev pH tase, mis tähendab seda, et see pH tase, mis on su kehal, ei ole sama, mis on su näol. Ehk siis sa ei saa kasutada ühte sama dušikeeli kõige jaoks. Ja ma tean, et meestele tehakse eriti neid all-in-one tooteid, mis on siis su juustele, su näole, su kehale ja su autole. Me kõik oleme neid meeme näinud, eks ju. Ja mul ei ole usku sellistesse toodetesse. Kui mina olin juba väike, siis meil on alati olnud kodus eraldi intiimpesukeel, mis on siis nii-öelda õrnem sinu intiimpiirkonnale ja minu arust see on väga oluline, sest seal ka see nahk on kõvasti õrnem kui su keha peal. Ja ma mäletan ka, et Daisy rääkis meile, et kunagi, kui ta oma keeri alustas, siis intiimpesukeel oli üks esimestest asjadest, mis nad tegid. Ma teadsin, et ma pean seda proovima. Ta on tegelikult täiesti lõhnatu, me ei pea sinna alla panevad tugevaid alkoholi parfüüme. Siin sees on ainult 5 koostisosa versus nii-öelda tavapoe mingid dušikeelid, kus sees on mingi 20 koostisosa. Nii et ma tean, et siia sisse on pandud ainult vajalikud asjad ja ma ei pea muretsema, et miski tekitaks mul otseselt allergiat, mis on minu arust väga tore. Siis järgmine asi, mis ma ostsin, oli nende kakao ja apelsini kehavõi ja see lõhn peaks olema limited edition, aga ma olen juba päris mitu kuud näinud selle neil lehel, nii et äkki neil veel on seda. Aga kuna minu ultimate lemmik lõhnakooslus on kakao ja apelsin, nagu ma kunagi enda spa videos ka mainisin, kui ma tegin kakao ja apelsini maski ise, siis kui ma nägin seda lõhna, siis ma ei saanud seda lihtsalt võtmata jätta. Ja see lõhn on nagu šokolaadi apelsini komm. Millegipärast see lõhn on täiega minu teema. Ja tekstuurilt, see on siuke hästi huvitava tekstuuriga. Nii-öelda kui sa kannad seda endale keha peale, siis ta muutub selliseks õliseks, aga ta ei ole siuke nagu märg õli. Et kui sa paned peale, ta imendub üli kiiresti. Ja kuna see lõhn on nii tugev, siis ma tunnen, et nendel päevadel, kus otseselt ei tee väga palju, siis sul ei ole absoluutselt näiteks parfüümi vaja, sa kasutadki näiteks deodoranti ja seda, sest et tõesti see lõhn on nii tugev ja nii ahvatlev ja nii hea, et ma ei näe isegi vajadust, et ma peaksin panema lõhnaõli endale peale, sest et miks tappa nii hea lõhn ära. Ma kusjuures kunagi gümnaasiumis tegin oma lähedastele sõpradele kingikomplektiks selliseid ise tehtud kreeme, nii et ma olen suht kaua olnud selliste kreemide fänn juba. Minu arust need on nii toredad kasutada, nii hea lõhnaga ja nii heade koostisosadega. Kakaovõi, šiavõi, mangovõi, magusa mandliõli, avokaadoõli, tsitruseõli ja that is about it. Nii hea, siin on ainult vajalikud asjad su kehal, siin ei ole mingeid mahuaineid, et lihtsalt täita see purk ära, mis minu arust on nii tore ja kasulik lihtsalt su kehale. Nagu kui me juba toidame häid asju enda kehasse sisse, siis me peaks peale ka määrima häid asju talle. Järgmise asjana ostsin ma endale oma keeri õlide komplekti ja kõiki neid õlisid saab osta nende kodulehelt ka täissuuruses. Minu arust on ülitark proovida enne toodet, kui sa nii-öelda pühendud sellele täissuurust tootele ja ostad selle kalli raha eest, sest et see ei pruugi sulle isegi sobida, nii et osta kõik need minisuuruses ja testida ära, mis sobib, mis mitte, on minu arust väga tark. Pluss need suurused on minu arust üligeniaalsed, sest kui me reisime, siis väga raske on alati mahutada täissuurust tooteid enda käsipagasisse ja kui
ma reisiks rohkem ja saaks teile näidata seda, siis te teaks, et ma reisin ainult käsipagasiga enamus aja. Ma olen käinud USA-s ja elanud 6 aega käsipagasiga, see on minu arust täiesti tavaline. Ja sellepärast ma arvan, et see suurus on väga geniaalne reisimiseks. Siin õlide komplektis on siis 4 erinevat õli. Siin sees on Superboost näoõli, siin sees on punase vaarika seemneõli, siin sees on kibuvitsamarjaõli ja siin sees on ka skvalaan. Ausalt öeldes ma olen kõige rohkem elevil selle Superberry Boost õli üle ja miks? Sest ta meenutab mulle veidi oma omadustelt Lumi Super Bloom C-vitamiini õli, mis sobib mulle ülihästi. Aga miks ma olen elevil selle üle? Sest kui see toimib sama hästi kui Lumi oma, siis ma lõpuks leidsin veidi odavama alternatiivi sellele õlile, mis on alati võit mu rahakotile. Nii et ma olen väga elevil, et seda proovida. See õli peaks aitama neutraliseerida keskkonna mõjudest tulenevaid nahakahjustusi ja samuti peaks see taastama ka naha loomuliku sära. Ma ei tea, kui paljud teist teavad, aga minul on tegelikult rasune nahk ja ma tean, et see võib tunduda siuke vastuoluline. Mul on rasuline ehk siis õline nahk ja ma panen selle peale veel õlisid, aga tegelikult õlid on väga vajalikud meie nahale ja tegelikult lisaõlid või nii-öelda, kui sa kasutad õiget kombinatsiooni õlidest, võib see tegelikult aidata sulle rasu eritust kontrolli all hoida. Järgmiseks on siin sees siis punase vaarikaseemne õli, mis on siis hästi kõrge omega-3 ja omega-6 rasvhapetega ja samuti on siia lisatud ka A ja E vitamiine, mille kooslus siis aitab hoida naha elastsust ja vähendada naha ärritust. Orgaaniline külmpressitud kibuvitsamarja seemne õli. Ma oskan teile nii palju selle õli kohta praegu öelda, et see sisaldab väga palju vabu radikaale püüdvat lükopeeni, mida siis rahvakeeli, kui ma seletaks, leidub väga palju erinevates punastes aedviljades ja puuviljades nagu kreip, tomat, arbuus ja nii edasi. Samuti on siin sees retinooli, mis siis nagu me teame, on selline vananemisvastane koostisosa ja mis samuti hoiab nahka elastsena ja siis samuti ka beta-karoteeni, mida me teame, et on näiteks porgandis. Skvalaan tugevdab ja uuendab päris naha kaitset kuivuse eest ning aitab vältida UV-kiirguse kahjustusi ja pigmendilaikude teket. Tundub, et see on jällegi väga õige toode mulle. Nii. Toetab naharakkude uuenemist ja hapnikuga varustamist, pehmendab nahka, suurendab naha niiskussisaldust, mis hoiab naha elastsena ning toimib kui antioksüdant ehk tõrjub bakterid. Skvalaan on kerge ja poore mitte ummistav, sobilik kõikidele nahatüüpidele. Ja viimane asi, mis ma tellisin, oli siis nende bioaktiivne mudamask. Ja kui sul on rasune nahk nagu minul, siis mudamaskid ja savimaskid on sinu uued parimad sõbrad. Sest et need aitavad kontrollida rasueritust ja samuti aitavad puhastada ummistunud poore, mis minul vahepeal ikkagi tekivad, eriti siia ninapiirkonda ja nii-öelda T-zone'i üleüldiselt. Ja see disain on ka nii ilus või nagu see lihtsalt on goals, kõik mis nad teevad on goals. No ma ei saa lihtsalt. See mask on siis sügavpuhastav bioaktiivne detox näomask meie enda kodumaisest Eesti mudast ja see aitab uuendada naharakke, stimuleerida naha vereringet, puhastada, niisutada ja ahendada poore, eemaldada kahjulikke jääkaineid ja toita nahka mineraalide ja antioksüdantidega. Sobib õlisele, aknelisele või kombineeritud nahale ja nahale laienenud pooridega, ehk siis see toode on täielikult loodud mulle. Millele ma tahan teie tähelepanu praegu juhtida on see, et ma tellisin selle maski ja ma arvasin, tulebki lihtsalt see tore mudamask, ilusa disainiga, ma olen juba selle üle õnnelik, aga see tuli sellises väikeses karbikeses veel eraldi, ehk siis mu karbi sees oli veel üks karp ja siia karpi on siis pandud eraldi näorätik, mis minu arust on nii tore, nii armas. Ma olen ka varem maininud, kui te puhastate enda nägu, siis kindlasti kasutage teist rätikut ja nüüd ma sain kaasa eraldi näorätiku. Nii tore, nagu nii tore, nii väiksed asjad tekitavad nii palju rõõmu. Ja samuti ma alguses mainisin teile, et see bränd väga hoolib enda klientidest ja mida ma mõtlesin selle all on see, et siia karpi ilmusid mul veel 2 lisatoodet, mida ma ei tellinud, ehk siis nad olid pannud kaasa väikese kingituse, mis on minu arust nii armas ja seda ei tehtud ainult minule, seda tehakse praktiliselt kõigile klientidele, kes tellivad nende kodulehelt
tooteid. Ja minu arust see on nii tore, kui sa nii-öelda tellid midagi ja siia lihtsalt ka pannakse kaasa kingitus, sest see on nagu jõulud. Sa ei oska oodata otseselt, et sa saad mingi kingituse ja kui sa saad selle, siis lihtsalt see toob naeratuse suule, see muudab päeva nii palju ilusamaks ja seda see täpselt tegigi minu jaoks. Ma reaalselt tegin selle karbi lahti, ma olin tegelikult šokeeritud, ma olin nagu mingi oh my god, kuidas sul nii palju asju on. Ja siis ma nägin neid kahte asja, ma olin nagu ma ei tellin neid, ehk siis ma sain just kingituse. Igastahes, mis mulle siis juurde oli pandud, oli käte keelkreem, mis on antibakteriaalsete omadustega ja nagu me teame, siis praeguses olukorras on selline asi väga vajalik igas kodus. Mulle pandi peale selle kätekreemi juurde veel nii-öelda väike test suuruses kehavõi ja see on siis lõhnas kookosmango. Ma tahtsin öelda just coconut mango. See lõhnab nagu kookosjogurt veidi minu jaoks ja kui ma ütlen nagu kookosjogurt, siis ma ei mõtle seda tehislikku kookost, mida te tunnete näiteks Victoria's Secreti lõhnades. See on keemiline kookos, kui ma ütleks niimoodi. See kookos, mis nende toodetes tunda on pigem selline hästi naturaalne kookose lõhn. Ehk siis, kui sa oled tarbinud varem naturaalselt kookos, siis sa tead väga hästi, millest ma räägin. Ja that is a wrap. Mul on tunne, et me oleme kõikidest toodetest nüüd rääkinud ja ma olen teile jaganud nii palju infot, kui ma praegu oskan teile anda nende toodete kohta. Ja võtame selle video kokku. Kui sulle meeldis see video, siis kindlasti pane sellele like, et ma teaks, et ma jätkan selliste videote tegemist. Ära unusta panna subscribe, kui sa pole veel seda teinud. Ja minu poolt kõik, näeme juba järgmises videos. Bye! Here's what I like. Laying on the beach with sunlight in my eyes. Laughing with my friends under the sky.